Tere tulemast hommikupalusele. Täna on mul abis ka abiline, abikaplan, abipolitseinik Ivo Käsk on kaugel saarel, Euroopa saarel kuskil. Eks ta räägib pärast lähemalt, kus ta on. Aga ma alustan piiblitekstiga. Ja ma täna võtsin sellise huvitava koha, kus räägib piibel Moosese kepist natukene. Siit me saame teada, et Moosesel oli kepp. Siis me teame, et Kristjan Jaak Petersonil oli kepp. Siis me teame, et ka Priit Vellamil oli üks kepp, millega ta tööl käib. See on selline trenni vahend mul, et ma saaksin kätele koormust, kui ma rongile lähen ja rongilt tööle tulen. Kui päeval trenni jõua, siis vähemalt kepikõnniga saab kätele trenni. Ja nõnda on piiblis kirjas 2. Moosese 4. peatükis. Ja Mooses vastas ning ütles: aga kui nemad mind ei usu ja mu sõna ei kuula, vaid ütlevad, issand ei ole ennast sulle ilmutanud, siis issand küsis, mis see on, mis sul käes on? Ta vastas, kepp. Ja tema ütles, viska see maha. Ta viskas selle maha ja see muutus maoks. Ja Mooses põgenes selle eest. Ja issand ütles Moosesele, siruta oma käsi ja haara temalt sabast. Ja ta sirutas oma käe ning võttis temast kinni ja see muutus ta pihus kepiks. Et nad usuksid, et sulle on ennast ilmutanud issand, nende vanemate jumal, Abrahami jumal, Iisaki jumal ja Jaakobi jumal. Näed, selline huvitav tekst, et kepist sai madu ja see muutus siis tagasi kepiks. Ja seda keppi siis Mooses kasutas, kui ta läks Iisraeli rahvast juhatama ja neid Egiptuse orjusest välja viima. Aga võib-olla see mõte, mida ma siit välja tasin tuua, on see, et Moosesel, mis tal oli? Tal oli kepp, ega tal suurt midagi ei olnudki, mille abil siis viia Iisraeli rahvast välja. Aga kõige suurem abi oli tal Jumal, kellele ta toetus ja kelle juhtimisel ta seda kõike tegi. Aga ka meil võib-olla elus ei ole palju, aga meil on midagi. Võib-olla kepp või midagi muud, mida me saame kasutada. Aga see, kuhu me tähelepanu pöörame sellele, mida meil ei ole, vaid pöörame tähelepanu sellele, mis meil on, siis me saame kasutada seda, mis meil on. Ja nende asjadega me saame teenida Jumalat, teenida kaas inimesi ja olla ise ka rõõmsad, et need asjad, mis meil on kasutatud. Nii olen mõned korrad rääkinud ka Nick Vujicikist, mehel, kellele ei ole füüsiliselt palju antud, ei ole käsi ega jalgu antud, ainult ühe jala asemele siis siuke käelaba sarnane asi, aga ta kasutab seda, mis tal on ja sellega ta aitab ja toetab inimesi ümberringi ja üle maailma. Nii, ja olgu meil ka julgust siis kasutada seda, mis meil on. Nüüd laulame 2 laulu. Esimeseks lauluks sai välja võetud Ära mine minust mööda. Ära mine minust mööda, armas Jeesus sa. Võta minu palve kuulda, sind nüüd
teistele kui armu anna, anna mulle ka. Üksnes sinu juurde tulen armu otsima, kõlbmatu ja nõnel olen, aita uskuda. Jeesus, Jeesus, sind nüüd palun ma, teistele kui armu anna, anna mulle ka. Kõige kallim hingevara oled mulle sa, sinust ma ei lahku ära, sulle kuulun ma. Jeesus, Jeesus, sind nüüd palun ma, teistele kui armu anna, anna mulle ka. Ja järgmine laul, Isa, sind austan, see on laul, mis toob esile Isa, Poja ja Püha Vaimu. Isa, sind austan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Jeesus, sind austan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Püha Vaim, sind austan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Isa, sind austan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Jeesus, sind austan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Püha Vaim, sind austan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Piibel räägib käskudest ja Jeesult endalt küsitakse, mis on tähtsam käsk, siis Jeesus toob esile, et armastama Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega ja siin me laulsimegi, et armastan sind, siis Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aga nüüd jääme kuulama Ivot ja Ivo, jaga meile, kus sa oled ja siis ka sõna. Tere hommikust kõigile. Mina olen endiselt siin samas asumisel Islandil ja mul on hea meel, et saab olla aeg-ajalt kontaktis kenade inimestega ja midagi ka Eestimaale jagada. Nii et rõõm on olla siin koos kõigi teiega sellel hommikul. Ja küsimus täna on, et milline keel puudub sinu pillil sellel nädalal? On see aeg, on see vahendid, on see sinu jaoks vajalik toetus kelleltki? Ja räägitakse üht lugu Itzhak Perlmanist, kuulsast ja armastatud viiuldajast, muusikust, kes siis on tuntud mitte ainult oma muusiku anni, vaid ka julguse ja väärikuse poolest, millega ta oma elu on elanud. Ja see lugu, mida räägitakse, selle loo järgi esines Perlman kord täismajale ja ta oli just alustanud oma viiuli mängimist, kui käis äkki plõks ja üks viiulikeel katkes. Ja see katkemise heli oli nii terav, et kõik kuulsid seda ja publik kangestus. Ja enamik saalis olijaid eeldas, et Perlman katkestab, läheb lava taha, paneb uue keele peale ja tuleb tagasi. Aga selle asemel Perlman tegi korraks pausi
ta sulges hetkeks silmad, siis tõstis viiuli taas lõua alla ja jätkas mängimist. Ja edasise kontserdi ajal ta improviseeris ainult 3 keelega. Ta kujundas meloodiaid ümber, muutis harmooniaid, tegi kõike, mis vaja, et muusika püsiks elus. Ja kui ta lõpetas, siis publik istus kõigepealt vaikses hämmastuses, millele järgnes tormiline aplaus. Perlman ise naeratas ja kommenteeris vaikselt, öeldes, mõnikord on kunstniku ülesanne leida, kui palju muusikat saab veel teha sellega, mis sul alles on. Jätame selle pildi meelde, kui pöördume piibli teksti juurde Uues Testamendis Pauluse kirjas Filiplastele, see on 4. peatükk, salmid 12 ja 13, kui keegi soovib oma piiblist lugeda. Ja Paulus kirjutas seal nii, oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt. Olen kõigega ja kõigi oludega tuttav, nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ja Paulus ütles seal, et ta oli õppinud elama nii täieliku kui ka puuduliku varustusega. Et ta on kogenud aegu, mil tal oli kõike külluses ja aegu, mil tal oli kõike valusalt vähe. Ja ta on kogenud aegu, mil ta tundis end tugevana ja siis jälle neid, mil ta tundis, et on tõmmatud viimase piirini. Ja siis ta ütleb, ma suudan seda kõike teha tema läbi, kes annab mulle jõudu. Ja mitte sellepärast siis, et olukord on ideaalne, vaid sellepärast, et Jumal on temaga igas olukorras. Ja see ongi oluline. Paulus ei teeselnud, et iga olukord on ideaalne. Ta ütles lihtsalt, et Kristus annab jõudu siis, kui tekk on piisavalt suur ja ka siis, kui tekk on kokku tõmbunud ja enam ei katta kõike. Ja enamik meist, me teame, milline elu on selline, millest Paulus seal kirjutas. Et mõnel päeval on meil töös elus rohkesti ja teisel päeval on liiga vähe. Näiteks, kui me mõtleme ka oma avaliku teenistuse elule, siis me teame, kuidas see välja näeb. Eelarve on meil, mida enam ei saa laiemale venitada. Uuendused lükatakse edasi, seadmeid kasutatakse uuesti ja uuesti, tarkvara uuendused lükatakse edasi, protsesse lihtsustatakse, kärbitakse hooldust ja pannakse vähem asju tööle rohkemate inimeste jaoks. Ja see pole ideaalne, aga kui olukord on selline, siis see on aus majandamine. Või meil võib olla ülemus, kes vastab ühe lausega, sest on ülekoormatud. Võib-olla me lootsime saada üksikasjalikke juhiseid või rohkem julgustust. Me näeme vaeva, me koostame plaani, me pingutame, ootame lisaabi, aga saame vähem kui lootsime. Või siis on avalikkus, kes ootab kõik eile. Inimesed võivad olla pettunud või nõudlikud, mõnikord ebaõiglased. Ja sa ei saa kõike parandada, aga sa saad valida oma tooni. Üks lause, mis näitab, et sa kuulasid neid. Üks lause, mis selgitab piiranguid. Üks lause, mis lubab järgmist konkreetset sammu. Me võime taastada olukorras rahu ja valida reageerimise asemel selgitamise. Või meil on tekk, mis muutub üha väiksemaks. Kolleeg on haige, vahetuses on töötajaid puudu, ilm häirib tööd, midagi olulist on viibinud. Me ei saa seda tekki enam laiemale venitada, aga me saame seata prioriteedid, me saame tegutseda vastavalt. Ja võib-olla üleüldse, me oleme ju harjunud, et elu on hea ja läheb järjest paremaks. Aga samas peame olema valmis selleks, et elu võib muutuvate sündmuste tõttu ka palju kitsamaks minna. Ja selleks ongi meil vaja harjutada olema rahul erinevate oludega. Ja need on hetked, mil me õpime nagu Paulus, et meil ei ole vaja täiuslikke tingimusi, et hästi teenida või et elada ustavalt. Ja kõige selle juurde lisab Paulus järgmise sõnumi, et arm ei ole see, mida me saame, kui kõik on korras. Arm on see, mis meile antakse, kui miskit on puudu. Armu ei anta meile ette. Vajaliku armu ja jõu me saame liikumises. Tarkuse ühe otsuse jaoks, kannatlikkuse ühe vestluse jaoks, jõu veel ühe tunni jaoks ja julguse järgmise sammu jaoks. Ja Paulus ütles, et ta on harjunud. Ja kui me harjutame, siis me võime täna ka
mõelda neile 3 sammule. Et esiteks me võime nimetada selle puuduva lüli. Et mis on täna see, millest on puudu? On see aeg, on see vahendid, on see selgus, on see kellegi toetus, on see energia, on see enesekindlus. Teise sammuna palume armu. Me võime öelda Jumalale oma vaikse palve südames, öelda, et issand, ole minuga täna minu puudujäägis. Või kolmandaks, astu üks tark järgmine samm. Ei pea kõike tegema korraga, valime järgmise tegevuse, mis on ustav, mis on ohutu ja teostatav sellega, mis meil on. Arm ei ole see, mida me saame, kui kõik on korras. Arm on see, mis meile antakse siis, kui midagi on puudu. Ja pöördume lõpetuseks tagasi selle juurde, mida Paulus enda kohta kirjutas. Ütles, oskan elada kehvalt, oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav. Nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ja me võime siis täna paluda Jumalat ja öelda, et kõige väeline Jumal, ole meiega seal, kus tekk tundub liiga väike ja anna meile piisavalt armu, et astuda täna järgmine õige samm. Ma soovin kõigile kaunist päeva ja hääd nädala jätku. Aitäh Ivole julgustava sõna eest. Toime tulla sellega, mis meil on ja siit edasi minna. Aga laulame veel nüüd laulu Valitse, minu sissend valitse. Valitse, minu sissand valitse, valitse, minu sissand valitse, minu süda võta sa, oma riik ehita, raja oma troon, oma tahe loo, valitse, minu sissand valitse, valitse, minu sissand valitse, valitse, minu sissand valitse, valitse, minu sissand valitse, minu süda võta sa, oma riik ehita, raja oma troon, oma tahe loo, valitse, minu sissand valitse, valitse, minu sissand valitse. Meil kõigil on vast erinevaid aegu, hetki, kui emotsioonid tulevad pinnale ja tahame justkui olla kontrollitud emotsioonidest või juhitud võib-olla hirmust või kartusest või pingetest. Aga see laul ütleb, et valitse, minu sissand valitse. Hetkedel, kõigil hetkedel siis on hea mõelda Jumalale ja püüda Jumalale see kontroll üle anda, et hirmud üle anda, et emotsioonid üle anda. Tema saaks valitseda meie elus. Nüüd jääme palvesse ja palume meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen.